otsast on porgandus, panen oliiviõli. Ütlen teile ära siis, mis ma Maritile kingin. Oi, need on juba kärgamas ju. Ma sain alles 6 aega tagasi põhimõtteliselt teada, et ma olen terve aeg keetnud üle oma riisi ja makarone. Okei, sa oled ikkagi tõesti kõik asjad ära pakkinud. Tere hommikust, käes on 17. detsember, kell on 8 ja ma hakkan tegema meiki. Ja keegi küsis, et ma näitaks oma igapäeva meigirutiini. Ma ise tunnen, et see on kuidagi nii sama ja igav, et ma sellepärast nagu ei ole näidanud seda otsast lõpuni, aga miks mitte siis? Tahaks tegelikult kaelale kindlasti tänni juurde panna, aga praegu seda ei jõua. Igatahes Maybellini Superstay Skin Tint läheb kõigepealt peale, seda ma panen 2 erinevas toonis, 6,5 ja 10. Tunnen, et mul on nii padja nägu praegu. Aga täna ma suundun esimese asjana Stockmanni. Mul tuli nendega üks siuke eksprompt koostöö ja sain venna endaga tänaseks filmima sinna. Loodan, et saab kiiresti tehtud, sest tegelikult see ei olnud üldse nagu pikalt ette planeeritud koostöö ja ma ei olnud nagu arvestanud sellega, aga ma leidsin, et ma mahutan ta siiski ära siia, sellepärast, et koostöö ise on põnev. Nimelt on nüüd Kiko Milano Eestis saadaval, Stockmannis saadaval. Nagu crazy ma olen ju Kikost isegi siin vlogmassi jooksul rääkinud ja kinkisin ju Mariale seal advendikalendris. Et nii äge, et lõpuks on see Eestis saadaval, sest et see on juba ammu nii populaarne bränd ja meil teda ikka ei olnud. Nii et väga kõnetas mind see teema ja nüüd ma lähengi vaatan selle valiku üle, teen seal paar klippi ja siis homme teen veel kodus ka mõned klipid. Järgmiseks Tarte Shape Tape, see on mul Fair Light Neutral toonis. Tegelikult võiks isegi suutsu heledam olla, või see tumedam, mitte heledam. Aga kui ma seda ostin, siis ma ei mäletanud, mis tooni mul on olnud ja see tundus siuke kindla peale minek. Ja siis panen Diori Forever Skin Correcti. Mulle meeldib neid mõlemaid panna, sellepärast et Tarte Shape Tape on hästi matt ja see Diori Forever Skin Correct on kreemisem, et siis nad kuidagi nagu balansseerivad üksteist ja see Tarte Shape Tape on ikkagi endiselt kõige tugevama katvusega concealer, mida ma tean, aga seda ma siis kunagi nagu liialt palju ei pane, sest lihtsalt nagu ei ole vaja nii palju. Siis edasi Maybellini Lift Sticks. Minul on ta toonis 55. Võtan siit pintsliga. Alustan alati siit põsesarna alt ja siis kannan otsaesis ja külgedele. Ja väiksema pintsliga kontuurin kiirelt huulad ja nina otsa. Siis võtan Huda Beauty Bubblegum kreempõse puna. Ma olen viimasel ajal nüüd kontsentreerinud seda blushi rohkem nagu siia ülespoole. Rohkem nagu põses sarnale, muidu ma läksin nagu rohkem siia alla ka. Aga nüüd ma hoian teda rohkem siin üleval pool. Kuidagi on meeldinud praegu niimoodi. Siis Huda Beauty Pound Cake toonis tolmpuuder. Seda kannan puudripadjaga esmalt silma alla. Ja mina võtan seda pigem hästi vähe siia puudripadja peale, et ma ei taha mingit paksu kihti. Siis ta jääb kohe nagu liiga meigine nii-öelda. Et eks ikka on aru saada ilmselgelt, et mul on meik näos, aga kuidagi ma tahaks ikkagi, et võimalikult siuke mõnus ja loomulik näeks välja. Nii, ehk siis näo keskele kandsin seda. Ja ülejäänud näole kannan Maybellini Fit Me läbipaistvat puudrit. See on nii mõnus pintsel, see on Douglase 120 Large Powder Brush. Nii mõnus.
Too Faced'i bronzer. See uus pintsel, mille ma ostsin Viinist, see võtab nagu päris palju korraga peale, nii et ma veel õpin seda kasutama. Et kohati ma tunnen, et jääb liiga tugevalt. Siis võtan Rare Beauty selle Cheer puuder põsapuna highlighteri ja panen seda siia põsasarnale. Siis NYXi Thick It Strict It kulmukeel. Wow. Ma ilmselt teile ikka natuke lõikan seda lühemaks, nii et päris reaalajast ei näe. Aga ma vaatan, et ma olen praegu 10 minutiga teinud kõik selle. Päris kiire ju. Ja väga hea, sest mul on vaja veel süüa ja kott kokku panna ja vaadata outfit üle ja nii. Siis ma natuke ootan, et kulmud kuivaksid ja siis ma panen NYXi Lift and Snatch kulmupildikat. Ma võtan Natasha Denona palett, võtan siit seda Mesh tooni. Primerit ma muide ei pannud, sest ma olin just pannud Kiehl'si seda näokreemi ja sellest mulle nagu piisab tavalise meigi puhul. Igatahes selle Mesh tooniga alustan nagu ikka silma välisnurgast, kuhu tahan kõige rohkem pigmenti. Ja siis selliste pisikeste ringete liigutustega lähen vaikselt silma sisenurga poole mööda koopujoont. Ja siis teen siin välisnurgas suuremaid ringe, et ta hajuks rohkem. Siis võtan seda Tender tooni natukene sama pintsliga jälle patsutan välisnurka ja siis pisikeste tõmbavate liigutustega tõmban seda lau keskele poole ka ja siis jälle pisikeste ringete liigutustega hajutan seda selle teise värviga kokku. Nii, ega ma vist väga tumedamat ei tahagi praegu, siis kahjuks siin paletis, siin on see Fair toon ja siin niimoodi kaamerast ta tundub üsna hele, aga tegelikult ta ei ole minu jaoks nagu piisavalt hele matt toon, et siis ma võtan Kylie Cosmeticsi paletist seda base tooni. No näha on, et see mulle meeldib juba, see põhi paistab sealt. Ja seda lihtsalt kannangi täitsa sisenurgast kuni lau keskosani. Ja siis ma teen pisikese laineri pintsliga, võtan siit seda Silhouette tumedat pruunitooni ja teen väikese laineri joone. Lihtsalt, et natukene nagu mingit vunki juurde lisada siia. Nii, silma sisenurka panen NYXi Jumbo Pencil'it. See annab minu arust nagu nii palju juurde. Koolutasin ripsmed. Panen seda Maybellini Firework ripsmed duši. Nii. Ja siis ma vist teen huuled pärast, kui ma olen söönud. Aga ma panen NYXi Can toonis huulepliatsit ja siis Shiglam'i sädelevad Lip Plumper on selle nimi, ma ei teadnud. Ta ei pane kuidagi huuli imelikult tundma. Mida ma nende juustega teen? Mõnes mõttes tahaks need kinni panna. Lahti on kõige ilus. Teen vist oma tavalised lokid. No nii, lokid on tehtud. Hommikusöögiks on 2 grillijuustusaia ja kodujuust. Selline tagasihoidlik, aga kiire. Nagu sa pealkirjast nägid, siis täna peame me Maritiga jõule ja ma panen juba praegu kana marinaadi, kuna Marit on pigem selline picky eater. No selles suhtes mulle endale meeldib ka nagunii kana, et siis me sööme oma jõuluprae juurde kana. Üldse ma teen täna natuke teistmoodi seda jõulupraadi, aga selleni jõuame hiljem. Igatahes mul oli selline küüslaugu marinaad kapis ja ma mõtlesin, et ma panen selle kana siis praegu marinaadi. Lõhnab igatahes hästi, nii et ma panen selle nüüd külma. No nii, selline on täna outfit of the day ja let's go!
see on siuke ühtlane mist, mis siit välja tuleb nagu continuous spray. Ja siin on need ikoonilised bronzerid Kikolt. Kreempõsepunad. Vaadake seda huuleõli. Nii ilus. No nii, kell on 11.30 ja ma olen juba kodus tagasi, nii et saime suht kiiresti tehtud. Ja ma sain Kiko toodetega ka kingikoti või kingikarbi õigemini. Aga seda ma avan ikkagi oma Instagrami koostöö jaoks. Aga ma tegin ise ka mõned ostud. Ja ma mõtlesin, et neid ma näitan teile siin. Aga kindlasti minge vaadake ka mu Instagrami, et seal on mul storid ja reels, mis räägivad siis ka lähemalt sellest Kiko tootevalikust ja mis mulle sealt silma jäi, et seal on nagu rohkem seda infot. Ja igaks juhuks ütlen, et kui sulle meeldivad mu reelsid, kui sa jääd neid vaatama, on huvitav, informatiivne, meeldib, siis pane ikka like ka, et see on minule indikatsioon, et teile meeldis. Aga mis ma siis ostsin? Kõigepealt ma ostsin setting spray. Ja selle ma ostsin sellepärast, et mulle väga meeldis, kuidas see siit välja tuli, et ta on nagu aerosool. Ma juba lasin seda seal poes ka peale, nii et ma palju ei lase, aga lihtsalt, et näeksite seda spreid, et hästi siukse ühtlase pilvena tuleb, see mulle väga meeldib. Võtsin silma laineri. Väga ilusas toonis. Selline lillakas, tume lilla. Siin valguses ei ole nagu midagi aru saada, aga homme ma panen selle silma peale ka, et siis näete nagu nii. Aga see on toonis 07. Siis issa ma olen nii elevil, et seda proovida. Ma võtsin siukse nude huulepulga. Need on neil suht ikoonilised. Et siin on siis nagu 2 poolt, üks on huulevärv ja siis sellega saad nagu läike peale panna. Ja see tundus lihtsalt nagu nii ilus nude. Ja siis, mida mul läheb alati palju, on silma sisenurka käiv siuke see highlight toon. Sellest ma rääkisin täna hommikul ka, et ma alati panen, et see jätab nii ilusa efekti. Ja siis ma ostsingi sellise tooni. Et siis panna just sisenurka, natuke nina peale, lau peale, et jäi hästi ilus hele. Proovisin käe peale seal. Nii et need olid minu ostud. Põhimõtteliselt kõik asjad olid 10 eurot ja mingid sendid, sest kokku mul läks 43 või 44 euri. See ei ole kuidagi nagu koostööna, see video osa ma vist unustasin öelda, aga jah, igatahes kui miski on koostööna, siis ma alati ütlen, et see osa videost on koostööna, et ega see ei kuulu üldse sinna koostöö hulka, aga lihtsalt tõesti Kiko tooted on mulle endale mu huvi pakkunud ja minu arust väga äge, et need nüüd on Eestis saadaval. Aga teate, mis me nüüd teeme? Nüüd me avame advendikalendreid ja täna on meil 17. on ju. Jah, nii et täna ma saan Maria kalendrit ka avada, aga kõigepealt võtame selle Tuglase oma pisike uks. Nii, mingisugune selline asi, exfoliate, liquid exfoliant, salitsüülhappega, Paula's Choice. Siin on meil 17, selline väikene. Siin on küll mingi meigitoode, see on väike, kandiline. Huulepulk pakun. Ma näen Anastasia logo. Ongi satin lipstick Anastasia Beverly Hills. Vau! Bougie, issand, kui raske kohe. Nii, butterscotch. Ma pakuks, et see on nude või äkki punane. Nude.
eriti nude. See on täpselt midagi sellist, mis Maria mulle kingiks. Kuulge, aga seda ma pean... Äkki ma proovin siia peale lihtsalt praegu. Sest et ma nii tahan teada. See valgus on nii kollane, kas me üldse midagi näeme. Ma olen reaalselt Simpson. No hakkab juba inimese värvi minema. Ilus. Okei, noh, ma peaks seda niisama ka proovima ilma, et mul midagi alla on, aga praegu ma sain siukse väga nagu pauti huule. No väga luxurious. Äge. Nii tore. Ma ei saa aru, miks ma nii väsinud olen. Ma ei taha tegelikult üldse kurta. Nagu täna on mega tore päev tulemas. Ja mul ei ole tegelikult nagu midagi häda. Ja üldsegi mu see readiness score on täna parem, kui see oli eile. Täna on 73. No ta on kollane. Sleep oli 77. 7 tundi ja 40 minutit sain magada. 4 full cycle'it. Aga ma ei tea, mis see probleem on siis. Muide, ta ütleb, et mu cardio age on 25. Tundub, et kõik on hästi. Lähme võtame Red Bulli kalendri lahti. Ja siis ma võtangi ühe Red Bulli. Ja siis on plaan see, et ma teen kiirelt paar tööasja ära. Hästi kiirelt. Ja siis me peame pakkima Mariti kingituse. Ja no võib-olla, kui ma siin juba istun, siis lihtsalt ütlen, et jah. Meil on olnud jõulutraditsioon teistsugune viimased, ma ei tea, isegi 5 aastat. Ja me kõik teame seda. Või no kas me kõik, aga enamus teist ja mina. Aga elu on pidevas muutumises. Lihtsalt niimoodi on. Asjad muutuvad, me peame nende muutustega adaptima, kuidas see eesti keeles on, kohanema. Ja lihtsalt nii on, ega siin elus ei ole miski kivisse raiutud niimoodi, et nüüd nii on elu lõpuni. Ja niimoodi ka igasuguste traditsioonide, sõpruste, suhete, ma ei tea, ükskõik millega. Isegi peresuhetega sa ei saa kunagi lõpuni kindel olla, kas see on sul nüüd elu lõpuni või mitte. Mina adapteerun ja adapteeruge teie siis ka koos minuga, et ma tean, et see on ümmargune jutt. Aga võt täpselt nii palju ma tahtsingi öelda. Ja ma ei tunne, et ma peaksin iseenda rahu või heaolu arvelt rahuldama teiste inimestega suudisimu või vastama küsimustele, millele ma ei soovi vastata. Nii et see on kõik, mis ma tahtsin öelda. Mis meil siit täna tuleb? Ma pakun, et originaal Red Bull. Oh! Teate mis? See on kohe nii tore, et ma võtangi selle. Ma ei tea, ma ei saa teid kuidagi nagu õigesti sätitud. Niimoodi, et te näeksite, mis siin ka on, kui ma hakkan pakkima. Aga ma näitan teile ära siis, mis ma Maritile kingin. Tal oli jõululistis Korea kosmeetika. Ja ma siis panin talle siia erinevaid Korea skincare tooteid. Kõigepealt mingisugune selline cleansing foam. Ütlen ausalt, et ega ma väga palju ise nende toodete kohta ei tea. Ma tean seda, et sellel on nagu pakend ise on ahvatlevam kui võib-olla see väline pakk. Aga see tuub ise minu arust oli roheline. Et ma nagu vaatasin mingid reviewsid, et oleks hea asi, aga ise ma neid katsetanud ei ole. Siis selle ma olin saanud mingi hetk. Lihtsalt tundus huvitav asi, mida Maritil võib-olla oleks rohkem vaja kui mul endal. Quickly Soothes Red and Sensitive Skin. Ehk siis mulle tundus, et nagu akne puhul see võib olla hea asi.
Siis selline kiidetud niisutav kreem. Jällegi, ma väga palju ei tea selle kohta, aga ma olen kuulnud head. Siis olid tal jõululistis ka küünlad, need on tal iga aasta, nii et ma panen talle selle Ritualsi 2 küünlakomplekti. Väga hea lõhnaga küünlad. Ja siis väikene sädelev lipglossикene ja siuke huvitav cooling krüo mask ja šokolaadiga, sest et alati peab midagi magusat ka olema, te juba kõik teate seda Maarit ütlust. Ja ma mõtlesin, et ma pakin siia Stockmanni karbi sisse. Mul on seda siidipaberit, sellist jõulu oma. Panen kõigepealt seda põhja seda. Stockmanni karp on nii sügav. Ma loodan, et need asjad nagu ei näe totakalt väiksed välja, kui ma need nüüd siia panen. Ma panen äkki selle siia kõige alla. Okei, see läheb võib-olla hoopis kõige peale, ta ei mahu nagu sinna ilusti ära. Nii, paneme need Ritualsi küünlad. Paneme selle. Nii. Nii. No nii. Okei. Nii, ja siis mul on seda pakkepaberit veel. Nii. Niimoodi ma tavaliselt mõõdan ära, kui palju mul on vaja seda paberit ja siis ma lõikan tavaliselt viltuselt. Siis ma kinnitan tavaliselt ühest kohast karbi külge teibiga selle pakkepaberi. Nii, siis ma vorbin selle siia ümber. Ma võtan ära, kuhu maani see läheb. Isegi sai natuke liiga palju seda paberit lõigatud, aga no parem on rohkem kui vähem. Siis ma keerun selle niimoodi ära, et jääks see äär ilus. Alati mul on natuke liiga palju paberit. Aga ma keeran selle niimoodi, no kuidagi moodi, kuidas kunagi ma igatahes selle siia voldin. No issand, kui napp. Siit jääb peaaegu, et no natuke jääbki puudu. Selline see Maariti kingitus sai. Panin siia selle ise tehtud nimesildi. Ja kuuse alla ta läheb. Nii, meil tulevad Maaritiga siis sellised päevased jõulud. Ta tuleb kella 8 minuti, kell on 1 läbi natukene. Ja ma olin eile väga tubli. Ma tegin ettevalmistusi. Ehk siis ma koorisin ja lõikusin juba porgandid, kartulid. Ja ma ei teegi ahjukartuleid täna, vaid ma teen kartuliputru. Ja siis ma teen ahju porgandeid. Ja siis tuleb meil kana, nagu ma juba hommikul näitasin. Ja siis ma tahaks veel pruuni kastet proovida ka ise teha. Muidu ma olen mingi strini pulbrist teinud. Aga seekord ma siis proovin ise teha ja siis herned ostsin ka kõrvale, et natukene võib-olla selle British vibe'iga. Minu arust nemad söövad seal mashed potatoes ja siis herned on minu arust seal kõrval ma olen näinud. Ja mingisugune, mitte küll päris see pruun kaste, mida ma hakkan tegema, aga gravy on neil seal kastmena. Ja siis tavaliselt söövad kalkunit. On turkey, kalkun, just. Aga meie sööme kana. Nii et noh, natukene niimoodi nagu briti moodi. Ma enne mõtlesin, et ma võtan oma uue airfryeri välja ja proovin täna sellega teha porgandeid, aga nüüd ma just mõtlesin, et samas nagu kui mul on vaja teha nii porgandid kui kana,
siis mul oleks ilmselt mõttekas need juba panna ahju koos. Oh my god, ma pean telefoni hääle pealt ära panema, mul on reaalselt juba vahepeal nagu need parakad, et mingisugune teade tuleb, mingi tööteade ja ma pean midagi tegema. Ma peaks nagu relaxima ja üldse mingi notification'id välja panema äkki. Aga porgandil lähevad kõigepealt, ühesõnaga ma panen ikka kartulid keema, porgandid ahju. Nii, kartulid läksid keema, nüüd maitsestan porgandid, panen oliiviõli, paprika, maitseainet. Just meelde, et ma ostsin rosmariini, et ma võiks tegelikult seda ka lõigata sinna. Nii, väga palju ka seda ei lõiganud. Ma ei tea, kas Maaritele meeldib rosmariini. Chillit, soola. Ja siis ma viin siia veits seda koudat ka. Ei näe kõige isuäratavam praegu välja, aga ma garanteerin, et nad maitsevad väga hästi. Nii, ahi ei ole mul veel päris soe, aga ma mõtlen, et ma viskan ikkagi need juba ahju. No vaadake seda, ma ei tahaks reaalselt maailmas mitte kuskil mujal praegu olla kui siin. Kui mõnus kuusepuuküünal põleb, väike kamin telekas, kuuseke, valgustused. No kui ilus. Nii, nüüd on aeg valmis teha see pruun kaste. Mul on kodutohter.ee lahti ja siin on mingi pruunikastme retsept. Mina ostsin sellise Knorri puljongipaki ja siin on siis siuksed väiksed sees, mida lisada 500 milliliitrile veele. Ehk siis kõigepealt ma alustangi sellest, et ma ei tea, kui kaua seda keetma peab vees. Seda ma nüüd ei tea. Selline kallardisse välja näeb. Nii, edasi on meil vaja 40 grammi võid või õli. Mul on siin umbes nii palju võid ja siis 40 grammi jahu. Päris palju isegi seda jahu. Puljong siin vaikselt soojeneb, ega mina ei tea, nagu ma ütlesin, kaua seda nagu keetma peaks. Ta näeb suht hele välja. See kaste oli seal pildil päris tume. No ei tea mina, kas mul selline tuleb. Aga proovime. Nüüd tulebki siis või ja jahu siin pannil kokku segada ja siis lisada see puljong. Siin on öeldud, et võib ka sibulat ja küüslauku lisada, aga ma mõtlesin, et ma vist praegu prooviks ilma. Äkki porgandi meil on valmis. Vaatsin natuke, ma ikka laseks seelada. Aga mitte kaua. Mulle meeldib, kui ma pesen kogu aeg nagu toidu tegemise käigus neid nõusid ka juba ära, nii et ma nagu pidevalt, kui midagi keeb parasjagu või mul ei ole vaja otseselt midagi lõikuda või teha, et siis ma pesen nõusid. Sest nõudekat mul ei ole ja kui ma jätaksin need kõik hiliseks, siis see hunnik oleks nii õudne, et ma ei tahakski sellega alustada. Porgandid tulid vahepeal ahjust välja. Võin seda kuulda. Jaa. Oi, mis on ikka vähe asju seal siin on. I want that in my home. Ma lihtsalt ei jõua sellele. Ja võt mulle meeldib, kui on vähe asju. Ja mulle tegelikult meeldib ka. Kui ma tean, sa ütlesid ühes vlogis, et sulle meeldib, et nagu sul on vähe asju, aga siis sa paned need kuskile nagu peitu. Jah. Nii et see ongi trikk. See on ka minu plaan. Vau, Aga tampima. sul on nagu automaatne stabiilsus peal. Tead, see tundub niimoodi, aga kui ma editima hakkan, siis ta on tegelikult väga shaky. shaky. Sest mul ikkagi nagu rapib. Ei, mul rapub täiega. See on selle kaamera üks miinustest. Et ta ei ole väga stabiilne. What? Mulle just praegu tundub, et Praegu tundub.
pärast Youtube'ist vaatad neid klippe. Mulle küll ei ole tundunud Youtube'ist. Ma just Youtube'ist minu arust vaatasin, et nii ma nagu... panen vahepeal järeltöötlusega stabilisatsiooni peale. Davai. Oi, kui meeldi. No kõigepealt see ja siis ma panen siia juurde, et ta oleks ikkagi kreemine ja mõnus. Siis paneme ikkagi puid ja siis natuke piima ka. Et see teeb nagu kreemiseks. Maaritile ka natuke cooking tipsa. Või kõik asjad alati paremaks, kui seda ma olen alles nüüd avastanud. Ma arvan selle eluaasta jooksul. Et nagu nad on rasv ja tuleb ikkagi nagu ettevaatlik natuke olla, aga oi kui heaks see teeb. Selles mõttes tõesti, et ma sain alles 6 aega tagasi põhimõtteliselt teada, et ma olen terve aeg keetnud üle oma riisi ja makarone. Seda jah, Maarit sünnipäeval rääkis meile. Ma arvasin kogu aeg, et need peavad olema nagu pehmed, aga tegelikult nad peavad olema sellised pool kõva. Oleneb muidugi kellele, kuidas meeldib, et eks... Aga need pehmed lihtsalt on väga lõtsid ja riisiga sama. Et nagu... Seda lõtsi päris tavaliselt ei taha. Aga ma kogu aeg arvan, et siis on valmis. Siis ma arvan jah, et tõstame endale ise nii palju, kui me tahame, on ju. Väga hea. Need on süksinde puid. Vaatasin korraks potaadid. Näevad välja küll, jah. Mina olen see, et meile ei vaadanud üksinda kodus, seda ei olnud midagi. Minul on Disney Plus ja seal on olemas. Oh my god. Kui tahame, saame või siis võtsin ka Grinchi peale. valmis ahjumine. ja selle söön mina ära. Me rääkisime terved jutud ole seal käinudki. Siis ei olnud seda, et me teeme klossava glögi. Nii, kas sul on mingid jõulutassid või? Mul on mitu jõulutassi. Oh my gosh. Millist küll valida? Need on nüüd põhilised. Need on juba täitsa nüüd ju. Kumma sa tahad? Mina ise võtan oma viini oma, mis on mul seal. Ossa, vaata, mul on kõik maksimum. Tead, mul palju sa võtaks selle jälle? Ma ei tea, kellel ma nägin? Molli meil või? Ja kellega nägin nagu seda gingerbreadi kujulist, ma tean nagu tass. Ja see tundus nii fierce. Minu arust ma olen isegi näinud Tigeris müügil. Jah, mul lihtsalt ei ole vaja uusidest. Muidu ma ostas kohe, aga mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa aru, et tegelikult pole nii palju asju vaja. Nii et lapsi. Oota, siin on mingid asju tõus veits. Jaa, siin on, ma lugesin seda ka, see oli natuke nagu kuusevõrsed näiteks, mida ma ei tea, et teistes oleks. Kadakamari. Imber kardamon. Vist on tavaliselt ka. Kuidagi nagu tavaliselt on see natuke teistsuguse. Magusam. See ongi selline ekspressi. Ta on nagu jahul piparpakk. Rääkis piparpakk. Nii, aga piparpakk on nagu jahune. Ma vist isegi saan aru, mida sa mõtled. Oota, aga see sai siis läbi. Jah. Oi, need on juba kärbamas ju. Kärbamas. No ei
elamus. oota, need on äkki veel pehmed praegu. Merry Christmas. sinu story on, vot story ongi see, et ma tegelikult, mu plaan oli anda teile lihtsalt niimoodi. aga siis ma saan aru, et teile meeldib ju avada kingitusi ja nüüd vaata minu master pakendamist. siin on pandud kõik asjad kokku. siin on tavaline kingikott, siin on natukene seda siidipaberit. täpselt niimoodi pohviistikut vaadata. niimoodi on ju. ja siis on veel eraldi pakitud pakkepaberisse. jah. no ja siin on neid kohe mitu pakke paberis. nii armas. vaata nüüd seda. no jah, aga niimoodi. no eest vaadates on täitsa okei. issand, kui põnev kohe niimoodi mitu no vaat, mis ma mõtlesingi, et mind isiklikult häirib see, et sa ei saa kuidagi koju viia asju, aga siis on nagu 2 ühes. saad avamisrõõmu ja saad ka koju tassida. no, mitte, et sul oleks vaja koju tassida no, mul ei ole vaja jah neid kuskile tassida. okei, sa oled ikkagi tõesti kõik asjad ära pakkinud. kaua nüüd? väga nunnu. nii. kerge. ja siukse suurusega. no ei tea. mõeldi mingi, mis Minni on peale kirjutatud, et mis see nüüd on, et ma ei mäleta, aga nüüd mul tuleb meelde, et see oli tõesti minu listis selline käevõru. väga ilus. see tuli palju mingi vau. see on tõesti väga ilus. see on käsitööna valminud siis siuke Eesti bränd Minni teeb erinevaid siukseid nagu teistmoodi käevõrusid. väga ilus, aitäh. Yeah. nii, ja siin on nüüd veel midagi, see on juba raskem. Yeah! see on see Elemise Cleansing Balm, ma armastan seda toodet ja ma ei raatsi seda endale ise osta, sest et ta on päris kallis, aga seda jätkub mul pikaks ajaks ja sellega on nii mõnus meiki maha võtta ja see jätab naha üliniisutatuks. ma ei tea, kellele ma seda müün praegu ja miks, aga nii tore, aitäh. ilus paber, aga jube tükk on. väga ilus on. kust said siukse? Hemtexis on kõige ilusamad paberid. aga lihtsalt on liiga paberiline. nojah, siin ka teine Hemtex. ja ise tehtud nimesildikene. ei, paralla! Vau! see ikka näeb nii palju vaeva. ma rohkem enda lõpuks neid tegelikult tegin. Oh my gosh. vaata, siin ka oli juba laguneb. no nii. Oi, I'm so sorry. I'm ruining your work. Rebi, ega seda uuesti ei kasuta ju nagu. no seda küll. oi. vaata, kui What is this? siuke rubber näomask. ja panedki niimoodi näo peale või? Oh my god. ja ma kujutan ette, et seda võib olla isegi hommikul mõnus teha. et nagu. see on täpselt niuke 25. detsember, ma olen kodune. Perfektne. Oh my god, siin on nii palju manti. appi. nii. siin on meil väike šokolaad. sa ei kujuta ette, palju mul magus on. aga üldse ei kurda. no nii, sa tahtsid Korea kosmeetikat. jaa. see on nüüd Korea mingi kiidetud kreem. ja vot kreemid on asja, mida mul kulub väga palju. mul on seerumid on hästi palju, et nendega natuke keerulisem. kreem. ja, nii et Korea kosmeetika on minu uus avastus. väga nice. nii, mis meil siin veel on? siuke glitter. see kuulaläide. Te olete näinud juba? teavad. Never mind. väga ilus pakend. jaa. ilus. nii, ma näen siin mingit ritualsi asja. Oh my gosh. 2 küünlakest. erinevate lõhnadega. ma kujutan ette, et vannitoas. aga ta on siuke natuke nagu sensu. sensuaalne. saad endal romantikat teha seal kodus. ja see on ka nüüd Korea siis cleansing foam. vot seda firmat mina olen juba näinud. see on mulle ette tulnud. see on Cult Beauty'st tellitud igatahes, et jäi silma seal. ega ma lõpuks ei tea, kas ta on hea või mitte. põnev. okei, ühesõnaga mul on nii palju avastada. oi, kui põnev. üks asi. mis see veel on? no vist on nagu kangasmask. aga lihtsalt natuke teistsuguse pondiga. et siis, kui on mingi bad time nahal, siis selle. praegu on isegi hästi. ja oi, aitäh. niuke skincare bitch. reaalselt. nagu 2026 on minu glowy skin aasta.
faktid. Aitäh, jõuluvana! ja ma ei tea, kas sa läks kinni. See oli siuke Tetris selline mul natukene, et... Aga sa võid mulle kaamera väliselt öelda, mis sa teistele kingid? Natuke jah, teistmoodi ikka kui need. Ta on natuke nagu paksema konsistentsiga. Vaata, kui muidu see on kauras, see on ikka nagu morsikas, ikka vedelam, siis tal on ikka nagu siidisem. Sügava maitsega. Nagu selline, et mingid, sa tunned, et siin on mingid erinevaid noote, et ei ole lihtsalt mingi mahl, millel on natuke kaneeli lisatud või kardemoni või mida iganes, et ikkagi nüansi rohkem. On sinu kord, võime teha ilma selleta. Sul on 13 viidet. Nii. Ja siis meil on selline tabel. Ma panen siia niimoodi, et ma panengi kirja siia nagu sina, ehk siis ka ja mina. Ja proovin ühe poole saada. Ei saanud. Okei. Siis ongi see, et ma mõtlen strateegiliselt. Ma saaksin panna siia, aga samas ma tean, et siit 4-sest ma saaksin maksimumpunktid, sest siin on nagu... Ja siis ongi 4 × 6 on 24. Vot, nii, nüüd sinu kord. Põhimõtteliselt, kui sa veeretad ühte 4-st ja saad 5, siis sul on väike maja. Oh! Kuule! Ja siis lähebki siit kirja. Oh! 64. Ma sain 28. Maarit võitis. Jee! Aga noh, ma olen ikka natuke mängikast. Kaunistamine käib, kahjuks. Siin on meie surnuaed, et natuke said kaua olla, liiga kaua natuke. Ajaloo hullu. Aga noh, siit ikkagi midagi saab süüa ka. On aeg sellele vlogile joon alla tõmmata. Ma olen viimased mitu tundi seda sama vlogi monteerinud ja nüüd ma teengi siia selle viimase klipi. Issand, see käevõru lihtsalt, I love it. Nii äge ja teistsugune. Aga... mul on nii kahju, et ma ei saa kuidagi siit videopildist lõhna edasi anda, sest mu kodus on lihtsalt nagu kõige jõulusemate lõhnade kooslus, mis üldse saab olla. Nagu kõige tugevalt ma tunnen piparkoogi lõhna. Siis natukene on siin seda toalõhnast ja seda kuusalõhna. Natukene on glögilõhna ja nagu siin on nii mõnus. Siin on lihtsalt nii mõnus olla. Ja täna oli üldse nagu... nii tore jõulune päev ja see oli lihtsalt nii hea vaheldus. Okei, mul on tegelikult siin olnud juba viimased mõned päevad siuksed chillimad, nagu te olete näinud, aga ikkagi nagu omajagu ka mingid töötoimetusi ja see oli lihtsalt nii tore viis täielikult ennast välja lülitada, et me vaatasimegi Grinchi, tegime piparkooke, mängisime jatsid, lihtsalt jutustasime, nagu ma tunnen, et mu süda on täidetud, et lihtsalt nii tore. Ja ma loodan, et teil oli ka tore vaadata ja et saite siit jõuluse tunde sisse. Et ma ei unustaks, ma panen siia praegu Maria advendikalendri avamise. 17. Wow. Mingisugune goodie bag. Seda saab siis nagu kasutada meigikotina põhimõtteliselt on ju. Oh my god, ma ei tea, kas ma olen maininud Kaisale, aga ma ei hakka siit kapist otsima praegu, aga mu laste, ma ei tea muidugi, kui hea on The Body Shopi tooted just nagu lastele, aga mul on nende sprei parfüüm või mis iganes ja ma ei lase nende kehale, ihule, vaid nagu riiete peale. Iga kord, kui nad lasteaeda või kooli lähevad, siis kuhugi nagu särgi peale ma lasen neile The Body Shop kehaspreid, just maasika lõhnalist. Ma ei tea, nad lõhnavad siis nagu eriti magusalt. Aga jah, siin on siis päris mitu Body Shop toodet. Siin on dušikeel, kätekreem, keha või üli hea. Talvel on eriti kuiv nahk ja siis mu tan on eriti crusty. Ma olen juba Kaisale nutnud selle koha pealt. Ja üleüldiselt The Body Shopi kingipakid, kinkekomplektid on best gift üldse.
kellelegi kinkimaks, nii et ja just maasika omad. See uus fashioni oma on ka, mis mulle meeldib, aga maasikas on see nagu kindla peale minek iga kord The Body Shopis. Iga kord, kui ma lähen sinna, ma alati nuuskin just maasika asju, nii et see on hästi tore. Ja nüüd ma tahtsin vastata veel paarile küsimusele. Ma võtsin siuksed iluküsimused, sest ma nägin neid kõige esimesena. Üks, et mis Feitanni ma kasutan ja mida ma soovitan algajale. Tegelikult ma vist olen juba vastanud isegi vlogmasti jooksul. Ma kasutan Isle of Paradise'i, seda Glow Darki ehk siis läbipaistev, kui sa ta peale kannad, vaht. Ainus asi, mis sellega on, ma just avasin uue pudeli, mis oli mul seisnud mõned kuud, sest ma nagu ostsin varuga. Ja ma ei tea, kas selle seismisega või kas oleks ka niisama olnud, aga see pump on katki ja mul on neid mitu tükki olnud, millel on pump katki. Ehk siis ma lihtsalt pean seda vedelikku sealt välja kallama ja see ei ole vahukujul. Ma saan niimoodi ka hakkama ja tegelikult niimoodi saab tumedama tulemuse, aga niimoodi läheb seda toodet palju kiiremini ka. Ehk siis see on vahepeal Isle of Paradise'i toodetega, et need pumbad on veits siuksed. Aga muidu toode mulle väga meeldib, tal on siuke mõnus värske kurgine lõhn, mulle meeldib, et ta ei määri, sest tal ei ole seda guide colorit, hästi siuke, no tõesti, aastaid olen kasutanud. Aga teine, mis mulle väga ka meeldib ja mida ma soovitaksin algajale rohkem, on Nobi Fake Tan, see on meie kodumaine bränd ja sellel on ka see guide color, ehk siis algajal on kindlasti lihtsam, et sa näed, kuhu sa oled täpselt seda pannud. Soovitan alati kindega peale panna, siuke mõnus vaht, jätab ilusa ühtlase tulemuse. See dark oli minu jaoks nagu isegi juba piisavalt tume, aga nüüd neil tuli extra dark ka, seda ma ei ole veel proovinud. Ja siuke ilusa tooniga jume ka. Et see mulle ka väga meeldib. Ja siis oli küsimus, et kui tihti ma oma juukseid pesen. Ma pesen üle päeva tavaliselt. Et tihedamini väga ei taha ja kui ma saan, siis ma isegi jätan 2 päeva vahele, aga siis juba see teine pesemata päev on selline, et ma pean juuksed pigem kinni panema. Et jah, nüüd vist on kõik. Ja näeme juba homme jälle. Tšau!